Kui me räägime tervishoiust, siis enamasti mõtleme esimese asjana haiguste ja ravi peale. Harvem mõtleme selle peale, et tervishoiul on suur mõju ka meie keskkonnale ja kliimale. Keskkonnahoiu üldistest põhimõtetest ja keskkonnahoiust tervishoius räägime põhjalikumalt valikaines keskkonnahoid. Milline on meie enda roll? Kuidas meie saame teha seda, et tervishoid oleks väiksema keskkonnajalajäljega? Jäätmekäitluses on põhimõte. Kõige keskkonnasõbralikum on see, kui jäätmeid üldse ei teki. Sama on ka tervishoius. Mida tervemad me oleme, seda parem meie keskkonnale. Seda väiksem on meie vajadus tervishoiuteenuste järele ja seda väiksem on ka kliimajalajälg. Selleks, et meie elu siin planeedil Maa ja meie tervishoiusüsteem oleksid jätkusuutlikud, vajame me nii rohe kui tervisepööret. Ja võtmesõnaks on siin ennetus. Teadlaste sõnul on 80% südame-veresoonkonna haigustest ja ligikaudu 40% vähkidest seotud meie eluviisi ja meie elu- ja töökeskkonnaga. Järgides tervisliku toitumise põhimõtteid, süües rohkem taimset ning liikudes rohkem jalgsi või näiteks jalgrattaga, anname me oma pisikese, ent olulise panuse sellesse, et pidurdada kliimamuutusi ning rasvumise levimust. Pea meeles, et muutustega alustamiseks ei ole kunagi liiga hilja. Seega soovin sulle julgust teha keskkonnasõbralikke ja tervislikke valikuid ning alustada nendega juba täna.